Kas otsid oma ärile uusi kasvu- ja innovatsioonivõimalusi, siis oled jõudnud õigesse kohta. Kasvunutite saates sukeldud kiire innovatsiooni ja koosloomemaailma, kus räägime sellest, kuidas luua kaasaegseid ja kasutajasõbralikke digiteenuseid. Mina on saatejuht Andres Kostiv, disainisprintide ja strateegiasprintide agentuurist Futurist. Saate külalisteks on oma ala eksperdid, kes jagavad oma kogemusi erinevatest metoodikatest ning arutame koos, kuhu on trendid mujal maailmas liikumas. Alustame koos kasvurännakut. Täna saate külaliseks on Pärtel Vurma, strateegilise disaini agentuuri Velvet, tegevjuht ja Eesti disaini aktiivne kõneisik. Ja Velvet on Eesti üks staažikamaid disainiagentuure, mis on tegutsenud juba 21 aastat. Ajaperiood, mille jooksul on siis maailm kui ka disaini tähendus tegelikult ka, ma eeldan, et on oluliselt muutunud. Saame rääkida täna pikemalt. Räägime sellest, mis meil siin südamelähedane on ja siis niisugune läbiv teema tänase saatele on siis disaini mõju ja mõõtmine. Millega siis, mis see mõõtevahend on, nihik või joo laudaga vaatame, et saate sellest kõigest teada. Ja siis ka saate lõpus kindlasti anname nipp, et kuidas disaini oma konkurentsieeliseks võib-olla keerata, et pidage vastu. Sissejuhatuseks räägi, kuidas sa oled jõudnud praegusesse hetke isiklikus plaanis ja ka erialaselt, et mida sa kuulajatele saaksid jagada? Tere Andres, rõõm siin saates olla, aitäh, et kutsusid. Et kõik ausalt ära rääkida, peaks ma alustama 90ndate lõpust, kui ma käisin keskkoolis ja tolleks ajaks olid juba liikvel ja kodudes esimesed personaalarvutid. Nii ka minul ja paaril klassivennal ja meie põhiline tegevus nende arvutitega oli arvutimängude mängimine. Ehk et arvuti oli selline mänguasi. Ja üks minu klassivend Ivo Tšeterkin, tervitused siin kohal Ivole, tutvustas mulle sellist seadet nagu modem. Ja modem on selline seade, millega arvutit said üksteisele helistada ja siis vahetada faile omavahel, sõnumeid ja infot. Ja see lõi minu jaoks selle IT-maailma täiesti teise valgusesse. See oli konkreetne plahvatus minu elus, kus ma sain aru, et see on rohkem kui mänguasi ja et mul on võimalik kirjutada ükskõik kus maailmas asuvale inimesele kohe ja saada sealt ka kohe vastus. Tänaseks, see oli interneti eelne ajastu. Tänaseks see tundub nii... Pronksi aeg. Interneti pronksi aeg. No vaseaeg võib-olla, stasskaablites need bitid liikusid. Et tänaseks see tundub nii loomulik, aga tol ajal see ei olnud ja sellest hetkest ma teadsin, et minu tulevik on seotud IT-ga. Läksin IT-d õppima kõigepealt Tehnikaülikooli võrgutarkvara, hiljem EBS IT-juhtimist ja see avas päris palju uusi võimalusi ja uksi, sest iga inimene, kes tol ajal midagi programmeerida oskas, siis see võeti kuhugi kohe tööle või tegi ise mingi ettevõtte. Ja nii ka mina, kuna ma oskasin natukene veebi programmeerida ja kaks sõpra oskasid natuke disainida, siis juba tegimegi esimese digiagentuuri, mis küll läks umbes 2 aastat hiljem pankrotti, aga mis andis ka väga hea ettevõtja kogemuse. Ja peale paari sellist sarnast katsetust lõpuks tekkis selline ettevõte nagu Digital Paper ja see oli siis selline püsivam, juba tekkisid kliendid, nimekad kliendid nagu Estonian Air või Volkswagen ja sai päriselt väga ägedat veebivärki teha. Iseteenindusi ka ja kõike? Ja, et mitte ainult kodulehti, vaid seal tulid juba infosüsteemid ka mängu. Ja niimoodi toimetades paar aastat me saime aru, et järgmiseks arenguhüppeks nüüd on vaja rohkem teadmisi, rohkem inimesi ja veel nagu tugevamat siis disaini musklit. Ja Eestisse oli tekkinud selline äge agentuur nagu Velvet, kes paistis silma sellega, et kõik teised olid reklaamiagentuurid, aga nemad ütlesid, et nad reklaami ei tee. Et see on disainiagentuur, nad olid oma väljaütlemistes nähtavad, julged, bravuurikad ja kuna üks loojatest oli minu noorpõlve sõber Mart Lankots,
kellega ma käisin koos reisil, siis seal tekkis idee, et kuule, paneme Velveti ja Digital Vapori kokku. Ja see juhtus aastal 2006 ehk 19 aastat tagasi ja sellest ajast alates võib siis arvata minu Velveti aega. Aga kõik need ärimised asutanud on sõpradega pigem olnud või on niisugused endised kolleegid ja asjad nagu? No nagu Eestis kombeks ikkagi kedagi kuskilt tunned, et niimoodi täiesti ilma, et ma kedagi tunneks, vist ei ole tõesti kuskil töötanud. Aga jah, siis sai minu teekond Velvetis alguse, ma olin jätkuvalt veebiarendaja, mulle väga see töö meeldis. Progesid siis nagu Velvetis? Progesin, ja progesin rõõmuga, ei tahtnud midagi muud, nii-öelda suuremat vastutust sel hetkel, isegi ei mõelnud selle peale. Aga ühel hetkel tulid siis tollased Velveti põhibossid Janno ja Mart minu juurde ja ütlesid, et nüüd on meil laual üks veebiprojekt, mis on suurem kui kunagi varem Velveti ajaloos. Ja see oli mul hästi meeles, see oli Arko Vara, kes hakkas minema börsile ja neil oli vaja siis Eesti, Läti, Leedu veebit kõik ühendada, kokku panna täiesti uus ajastu nende siis veebi elus ja ütlesid, et seda peaks mina juhtima seda projekti. See oli mingi Millenniumi kanti äkki või hiljem või? Ei, see oli ikkagi 2008 võib-olla, midagi sellist, umbes midagi sellist. Okay. Ja ma ei tea, miks nad arvasid, et ma seda hästi oskan, aga nad olid veendunud, et mina pean seda projekti juhtima. Mul oli veits ebamugav, aga ma võtsin selle vastutuse siis vastu ja ju siis läks piisavalt hästi, et ma tegelikult jäingi sellest alates pigem projekte juhtima, mis on ka väga äge nagu roll ühes agentuuris teha, sa näed väga palju erinevaid ettevõtteid, organisatsioone, sa näed nende sisse, nende toimimisloogikat, erinevat dünaamikat, erinevat tüüpi projektides saad olla. Ja Velvetil on alati olnud selline filosoofia, et igas projektis peab olema midagi uut, midagi põnevat, kas see on tehniliselt, kas see on metoodiliselt. Checklist item number 1. Ja see aitas ikkagi, see õpetas väga palju ja võib-olla sealt kerides paar aastat edasi tuli lauale selline projekt nagu uue e-maksuameti loomine ja disainimine. Ja see oli suur asi. Ja see oli tõesti suur asi. Janno Siimar sellel hetkel oli ilmselt Eesti kõige rohkem kokku puutunud disainer nagu teenuse disaini metoodikate ja valdkondadega. Ja tema ütles kohe, et seda projekti nüüd teeme tõsiselt teenuse disaini meetoditega. Ja mina selles projektis olin projektijuht, aga sain päris palju neid asju kaasa teha, kasutaja uuringuid, vaatlesime kasutajaid, lõime persoonasid ja kasutaja teekondi sellisel viisil, nagu seda varasemalt nagu tüüpilistes veebiprojektides ei olnud tehtud. Ja see oli teine plahvatus minu jaoks. Et on olemas selline disain, kuna ma ei ole tegelikult visuaalselt eriti osav disainer, siis sellel hetkel tekkis minu maailma disain, kuidas seda siis nimetada, teenuse disainiks, kasutajakogemuse disainiks, strateegiliseks disainiks, milles ma tundsin, et ma olen selles hea. Ma oskan, see on see disain, mida mina päriselt oskan ja veel olulisem võib-olla, et see on see disain, mis ei tee lihtsalt nagu esteetiliselt midagi maailma ilusamaks, vaid et sellel on nagu sihitud, teadlik, ratsionaalne meetod ja viis, kuidas muuta inimeste elu lihtsamaks ja paremaks läbi avalike teenuste. Ja peale seda ma olen 100% disaini usku, räägin seda kõigile, kes jaksavad kuulata. Ja, usukuulutaja. Ja, et see on võib-olla see minu kõlab nagu siis ikkagi seespost välja disainimine, et ma kuidagi vahepeal toon ka disainis ise paralleeli, et see on umbes, et ma hakkame see sama ruumi siin viimistlema, eks ole, et hakkab küsimus pihta, et kus üldse peaks nagu uks olema, kus suunas uks peaks lahti käima, et inimesed siit koosolekuruumist väljuks, eks ole. Nagu põhimõtteliselt paika panna,
aga see, et kuidas ta nagu visuaalselt nagu selles mõttes, et mis see vaibamuster siin on ja kuidas see sein on värvitud ja asjad, et see tuleb nagu lõppjärgus, et noh, minu jaoks on ka see nagu viimane selline noh, esteetiline või stilistiline lihv, et sa hakkad nagu seespoolt väljaspoole nagu häid teenuseid tegema ikkagi, et läbi niisuguste noh, äriprotsesside mugavamaks tegemise ja kõige, noh, nii ta on. Ja, selle disaini mõiste on muutunud hästi laiaks ja see on mõnes mõttes hea ja mõnes mõttes halb, et kõik ju võib olla disain täpselt nagu sa ütled, et süsteemidisain, kõik siin ruumis, mida sa näed, on disainitud, on ju? Jah, tegelikult. Isegi see klaas siin. Aga mis on niisugune Velveti 21 aasta retsept, millele olete ise jäänud nagu kindlaks ja mida te olete pidanud ka pidevalt muutma, et kohaneda? Ühe teenusettevõtte jaoks on oluline, tegelikult ma arvan, et iga ettevõtte jaoks tegelikult on oluline kogu aeg ajaga kaasas käia, aga võib-olla teenusettevõtte jaoks veel eriti kohaneda siis muutuva ajaga, aga samal ajal jääda kindlaks mingitele põhimõtetele ja väärtustele, et Velvet kindlasti on väga tugevalt väärtuste põhine. Ja kui Velvet loodi, siis ta oli umbes 10-liikmeline tiim, kus põhifookuseks oli graafiline disain ja branding ja siis minu ja Digital Paperi liitumisega tekkis ka enam-vähem sama suur tiim siis, kes tegeles digitaalse disainiga. Ja mingil ajal kasvas siis Velveti ümber nagu sarnaselt mõtlevate või Velvetist välja kasvanud ettevõtete, loomeettevõtete selline ökosüsteem. Selle nimi oli Velvet Creative Alliance ja sinna kuulusid näiteks Velvetist välja kasvanud animatsioonistuudio Tolm, fotostuudio Cliff ja Klaus, internetiturundusagentuur Altex, veebiarendusettevõtte Mekaia, reklaamiagentuur London, ehk et see oli selline ligi 100 inimesega nagu grupp, aga me ei teinud seda kunagi nagu ärilistel eesmärkidel, see ei olnud meie loomuses seda, ja me ei osanud võib-olla seda kasvatada ka selliseks nagu kontserniks. Lennufirmade Star Alliance. Jah, natukene sarnane paralleel tõesti. Ja me ei osanud seda nagu koos hoida või sellele tekitada mingisugust nagu püsivat, toimivat loogikat. Aja jooksul osad siis nendest ettevõtetest iseseisvusid täielikult või eemaldusid sellest, osad lõpetasid tegevuse, osad tulid tagasi siis Velveti põhituumikusse inimestena. Ja siis oli jälle selline nii-öelda hoomatav agentuuri suurus. Universumi paisumine ja kokkutõmbamine. Ja seda on Velveti ajaloos toimunud mitu korda, et järgmine selline paisumine toimus umbes 2018, elu läks hästi, majandus läks tõusvas joones kogu aeg ja meil tekkis umbes 50-liikmeline siis Velvet, kus oli selgelt nüüd vaja sellist vahejuhtide kihti, et meie nii-öelda seniste juhtidena ei suutnud kõike seda 50 inimest nagu kvaliteetselt siis juhi teenusega teenindada. Ja tekkisid 4 sellist selgelt erinevat tiimi, vana hea branding, vana hea digitaalne disain, eraldi teenuse ja strateegilise disaini tiim ja 4. tollal ajal võib-olla kõige kiiremini kasvanud siis disain füüsilises keskkonnas ja wayfinding. Eesti keeles ei ole head nimetust. No ma ei tea, lennujaamast tahad teada, kus värav on ja silt konkureerib mingisuguse imeliku reklaamiga ja lõpuks kaugelt ei näegi, et seal on D5 on ju. Noh, siukse probleeme lahendada. Ja see oli jälle selline huvitav ajajärk, kus need tiimid said järjest nagu selgema oma identiteedi ja hakkasid ausalt öeldes kasvama nagu lahku. Et mingi hetk tabasime, et see ei ole tegelikult kooskõlas nagu Velveti disainifilosoofiaga, kus parim tulemus sünnib koostöös.
koostöös erinevate disainivaldkondade vahel. Nagu silod hakkasid tekkima vaikselt. Hakkasid tekkima silod, see on ilmselt ka nagu võib-olla suuremates organisatsioonides oskamatus seda nagu kenasti kokku juhtida ja siis hiilis ka ligi loomulikult majanduskriis, et vaata, kui COVID-i ajal tuli see nagu plaksust järsku ehmatas meid, siis 2022-2023 alanud majanduskriis vajus peale nagu udu, et alguses ei ole nagu liiga hull, näed ikkagi sealt läbi, kuni mingi hetk sa ei näe mitte midagi. Laevaga sõidad ja paadiga udu tööb peale ja midagi ei näe. Ja see tingis ka olukorra, kus tuli jälle tagasi nagu kompaktsemaks tõmmata, et täna töötab Velvetis 25 inimest ja võib-olla me oleme sidusamad ja koostöövõimekamad kui kunagi varem ja võib-olla kõige selgema nagu silmavaatega ka tulevikku oma strateegia osas ja täna me tahame olla ka kliendile võimalikult lähedal kliendi strateegilistele otsustele ja meie 21-aastane kogemus annab selleks hea põhjaaluse, enesekindluse seda kõike teha ja väita, et me seda suudame. Et selles mõttes oleme ilmselt järgmise arenguetapi alguses. Aga ikkagi, kas siis ikka teie väärtused tõmbasid selle koomale ja kokku need silod või majandus muutunud 2022? Ma arvan, et mõlemad kokku. Et ma arvan, see põhiline mõjutaja ikkagi on majanduslik olukord, et me nii palju suid ära ei toidagi, et ei ole turul nii palju tööd tegelikult ja see tingib ka tegelikult Eesti turust väljapoole vaatamist, mida me tegelikult hakkasime tegema vahetult enne COVID-it teadlikult, aga siis, kui COVID peale lendas ja ei saanud enam kuhugi reisida, siis see ekspordi tuju kadus ka korraks täiesti ära. Arusaadav. See on ka tegelikult ka näiteks rahvusvaheliste ettevõtetega Eesti turul koostööd ja miks mitte nende teistes riikides mingisuguseid teenuse protsesse, elamushetki käima jooksutada, et täitsa tehtav. Aga kui paneme nüüd siia meie vahele sellised 10-aastase lapse seisma, ma ei tea, kui vanad sinu lapsed on, kas mõni on nendest, aga kui sa nendele ühe lapsele siis ühe lausega selgitad, et miks on disain oluline, kuidas see siis kõlaks? Mul on natukene vanemad juba kui 13 või 10-aastased lapsed ja ma olen elu jooksul nendele päris mitu korda pidanud seletama, et mida ma teen. Mida issi teeb on lasteaias. Ja mu lapsed, ausalt öeldes, kui ma räägin neile oma päevast, siis nad ütlevad, et mul on väga igav töö, sest minu päev on, et ma olin koosolekutel. Jah, arvuti vaatamist. Ja, aga kui on kuskil väljas ma näitan, et näed, see on Velveti disainitud, ükskõik mis asi see siis on neile üsna nagu selgeks saanud, et disain on avalikus ruumis üsna nähtav ja tajutav. Kui ma 10-aastasele peaks selgitama, miks on disain oluline, siis ma kõigepealt peaks ütlema, et mis disain on. Ja nagu me rääkisime, disain on kõikjal meie ümber, mida me saame näha, kogeda, puudutada. Kõik, mis on inimtekkeline, võib öelda, et on tegelikult disainitud. Ja miks on disain oluline, on see, et kui ta on teadlikult loodud, kui ta on läbi mõeldud, siis see aitab elu teha lihtsamaks, ta aitab elu teha ilusamaks, ta aitab elu teha ka õiglasemaks. Et elu ei ole lihtsalt hea ainult rikastele ja kavalatele, vaid ka teistele. Ja see on miski, mis ma arvan ühte 10-aastast nagu kõnetab või millest ta aru saab. Ehk et kui veel sammu võrra nagu lihtsamalt öelda, et siis disain aitab maailma teha selliseks, et kõik inimesed saavad seal paremini hakkama. Võib-olla jah, ma endal, kuna siin nüüd paar päeva tagasi siis kukkus meil ligipääsetavuse eurodirektiiv, mis siin üle 2 miljoni käibega äridele kohustab siis ligipääsetavusstandarditele vastama ja nendest seadused ja karistused, see selleks, aga ikkagi nagu see põhimõte on, et ikkagi selline universaalne disain, kaasav disain, et kõigile
oleks nagu sihukest elamusväärsemat ja ligipääsetavaid teenuseid ja kõiki asju, eks ole. Noh, jämmides jutule otsa. Jah, et aga ja noh, ja teine pool ka, et no, ettevõtted, kes oskavad seda väga hästi enda nagu kasuks kasutada, et siis nendel on siis tõenäoliselt nagu teatud mõttes konkurentsieelis, aga sellest räägime natuke pärastpoole. Aga kuidas saab mõista ja mõõta disaini mõju? Näiteks ütleme siis eraldi kastid nagu erasektor, avalik sektor, et mis sa siin saaksid jagada? See on mulle hästi südamelähedane teema, sest ma arvan, et ainuke viis, kuidas ma ise tunnen, et disainerina saab kasvada ja areneda ja kuidas disainiagentuur saab pidevalt areneda, on seotud sellega, et kui suurt mõju sinu tegevus tegelikult on suuteline tekitama ja kas sa oled suuteline seda mõju ka teadlikult suunama ja planeerima. Ja see toob selle juurde, et siis sa pead olema võimeline ka seda mõõtma. Ja mõõtmine on loome inimestele või loome ettevõtetele natukene selline raske tabu teema võib-olla isegi. Reaalvaldkonna inimestel lihtsam mõelda. Et see tekitab osadel inimestel tunde, et kui sa mõõdad, et siis see võtab nagu loovuse ära. Jah, see liinitöölise efektiivsus. Ja, aga noh, ma olen täiesti veendunud, et mõõtmine iseenesest ei mõjuta loovust, sest sa võid seda teha distantsilt ilma sellesse loomeprotsessi sekkumata, aga see on vajalik selleks, et sa saad aru, kas sinu tegevus mõjutab midagi selles suunas, nagu sa tahad. Ja äriettevõtetel on mõõdikud üsna tüüpilised, et tahetakse rohkem kasumit, selle tavaliselt tagab suurem käive ja suurema käibe siis tagab tavaliselt rohkem kliente. Ja nüüd me jõuame selleni, et kuidas disain saab mõjutada, et kliendi kogemus, kliendid tahaks sinu juurde tulla, et nad oleksid üldsegi teadlikud sinust, et neil oleks mugav mingisugust teenust tarbida, teekonda läbida ja et nad tuleksid sinu juurde ka tagasi. Ja selleks on ettevõtetel vaja siis seda klienti mõista ja seal on disainil väga suur roll. Avaliku sektori puhul me eks ju ei mõõda otseselt kasumit või vähemalt me niimoodi ei mõtle ja võib-olla avalikus sektoris oleks hea mõelda siis teenuste kättesaadavusest, teenuste mugavusest, et riik peaks disainima siis kodanikuks või inimeseks olemise head kogemust ja seda on jällegi juba võimalik mõõta nagu kas küsitlusega või konkreetselt ka kui palju aega kulub inimesel mingisuguse avaliku teenuse läbimiseks, kui teadlik ta sellest üldse on ja kui palju see teda aitab. Ma ise ka siin, ma ei mäleta, mis teenus see oli, aga no muidu siin Boltilt ja Woltilt ja ikka tarbid teenuse ära, siis tuleb sul see 5 tähekest e-mailiga, et kui ta oli või äpis ja siis paned seal siis 3, 4 või 5 või mõnikord ka 1 ja siis kohe kommentaari käest kõrvad, et kuidas ma saaks järgmine kord paremini teha, et mul tundub, et kui sa räägid nagu mõõtmisest, siis mõni ettevõtte või riigiasutus tahab kõrva taha panna, et mulle tundub see üsna baashügieen, nagu hammaste pesemine sellisel tasemel toimetada, aga mida ma ükskord panin ka tähele, et ma ei mäleta, mis äpp see oli, aga ta saatis ka neid tähekesi, aga ta muutis neid küsimusi vahepeal. Nagu mitte kuidas meil üldiselt läks, vaid siis nagu mingi väga spetsiifilise asja kohta küsis ja siis ma nagu sain neid erinevaid küsimusi mingi paari kuu jooksul peale teenuse tarbimist ja mingi SaaS-teenus oli. Ja see oli nagu päris huvitav, et tegelikult nagu sellega nad said oma erinevate klienditeekonna kokkupuudet, mitte inimesi ülekoormatest nagu suurte küsimustega, vaid nad said erinevaid, nagu see massi läks, et nii palju läbi said erinevaid klienditeekonna kokkupuuteid nagu hindad kätte nendele nii-öelda, et päris huvitav oli. Ja see on nüüd nii-öelda tagantjärgi mõõtmine, aga rääkides kasutaja uurimisest, siis üsna palju on vaja ka ette tööd teha, et kuidas seda teenust üldsegi loomise ajal mõista täpselt seda inimeste vajadust. See on täiesti tehtav, see ei ole midagi liiga keerulist, aga eks ta nagu tähelepanu ja aega nõuab.
No kui ma ise, gaassidurpidur, eks ole, autoga sõites, no mul on alati olnud see, et inimene kasutab mingit teenust suvalist, ma küsin, et mis sul sujub sellega teenusega, mis võiks paremini olla ja kas sa oled kuskil näinud, mujal on taevas sinisem, muru rohelisem, sarnase asja tegemiseks ja et läbi selle lihtsa 3 küsimuse nii-öelda see, mõistmise saamiseks ma, isiklikus plaanis nagu see on, väga kiiresti, väga suure mõjuga nagu vihjeid. Et mis sul endal nagu pähe tuleb, mis sellised sidurpidurgaas praktikad teil on nagu võib-olla mõistmise kaardistamiseks? Neil on erinevad nimetused, eks ju, nendel metoodikatel, aga see, mida sa praegu kirjeldad, on üsna tüüpiline viis, kuidas nagu mõtte jooksma saada mingis suunas. Et kui ma teen mõnikord ka teenuse, disaini või kasutajakogemuse koolitusi, siis ma küsin publikust, et mis on üks teenus või mis on üks äpp, kui sa oma telefonis vaatad, ilma milleta sa täna ei kujuta enam elu ette. Ja mis on mingi viimane teenus, mis oli halb. Et see paneb ka inimestel mõtte kohe jooksma, et mis võib olla see halb kogemus on ju. Ma pole seda küsin, nii et me saame kogemuste vahetus otse eetris, väga tore. No ma võin ka reaalelulise näite tuua, kus põhimõtteliselt jällegi, et see, kus natuke oli see, et mis äpp, et me nagu tegime selle Selveri siis partner äppi, et siis tooteid poes skaneerida ja maksta, et siis ütleme, et nagu äpiga liitumise kogemus ja äpi kasutamise kogemus peaks nagu selle võimalikult Smart ID ja Pargi äppi lähedal olema. See oli see, mis nagu kasutajad nagu soovisid, et mis iganes sa teed seal, et siis Smart ID või Pargi äppi nagu siuke kiirusega. Et eks siis ma ei tea, kuidas õnnestus, aga vähemalt võrdlus millegiga vähemalt, et mis sul endal meelde tuleb, mida kliendid on öelnud? Kui sa nüüd seda partnerkaardi äppi mainisid, siis ma olen igapäevane kasutaja, nii et hea töö, ei ole seda nurka visanud. Mõnikord tuuakse äppidesse liiga palju funktsionaalsust ja loomulikult on see erinevate kasutajate jaoks erinev, aga mulle üks nende äpi disaineritest, Oliver, alles hiljuti ütles, et kas sa teadsid, et seal on ostu nimekiri on selles äpis sees. Ja ma ei teadnud, ma ei olnud kunagi sinna jõudnud. Ja ma proovisin seda kasutada ja ma läksin ikkagi tagasi oma nii-öelda vanade harjumuste juurde. Sõnumiga saadetud ostu nimekiri. Ei, mul on mingi teine äpp lihtsalt, kus see on kuidagi lihtsam. Et seal, mina kasutan siis seda äppi nagu ostupuldina või? Ostupult on ju. Ja et kui ma pean seal vahepeal vahetama seal äpi sees mingisuguseid vaateid, siis see nagu aeglustab, tekitab mingisuguse frictioni selle minu kogemuses on ju. Ja see kohe mõjutab. Aga mina olen üks tüüp kasutajast, et kindlasti on teisi, kes kasutavad teda nagu eesmärgipärasemalt või rohkem nii nagu disainerid nagu planeerisid, mis toob selle pointini, et kõik tuleb läbi testida päris inimeste peal ja see, mida üks inimene teeb või mõtleb, sellest ei piisa. Kõige hullem on, kui disainitakse enda kogemuse baasilt. Et see on kindlasti selline, ta teeb selle maailmavaate nii kitsaks, et mina tean, mis kliendid tahavad. Ma tean ja ma olen väga palju teenusejuhte kohanud, kes alustavad lausa. Ma tean, mis kliendid tahavad. Ma olen selles äris olnud juba 12 aastat. Ma tean, mis nad tahavad. Ja siis nagu ja siis dikteerivad kõike ja siis see äpp läheb täiega mööda, siis tuleb uuesti teha. Okei. Mingi jama oli. Aga jah. Ja Oliver, teie tiimis toimetas? Jah, täna meie tiimis, jah. Jah, väga äge, et me Oliveriga koos tegime selle partner äpi disaini. Aga mis on olnud sellised suuremad väljakutsed just millega avaliku sektori disainiprojektides oled kokku puutunud ja kuidas nende väljakutsetega toime tulnud, et mis on nagu võib-olla teistele teenusejuhtidele, disainiagentuuridele, kes iganes kuulavad, et teeme selle Eesti kogemuse veel paremaks? Avalikus sektoris on minu kogemuse järgi
väga ägedad inimesed tööl. Et seal peab see filosoofia või suhtumine olema, eks ju, natukene teistsugune kui eraäris, selleks, et sa seal nagu ennast väga hästi tunneksid. Ja nendega koos on alati justkui rohkem aega süveneda, mis on väga positiivne, aga see väljakutse pool on selline, et ma olen näinud päris palju häid algatusi, mis mingil hetkel nagu kõrgemalt tasemelt pannakse pidur peale. Ja seda pidurit ei panda isegi niivõrd selle tõttu, et need ideed ei oleks head, vaid sellepärast, et kardetakse liiga palju muuta. Et see toob siis kaasa avalikkuse võib-olla pahameele, mida siis avalikus sektoris juhid tihtipeale pelgavad. No me räägime siin juba nagu poliitikute tasemest, on ju, et mitte lihtsalt ametnikest. Ehk et see hirm eksimise ees natukene tõmbab maha seda avaliku sektori innovatsiooni, ma ei tea, kiirust või fookust, mis on ausalt öeldes nagu probleem täna, sest värskelt saadeti ka laiali või õigemini muudeti siis formaati, kuidas innotiim töötab ja innotiim oli selline ainuke avaliku sektori teenuste innovatsioonile fokusseerunud ainult selle ülesandega siis üksus ministeeriumite ülene Eestis ja seda täna ei eksisteeri enam. Ja kui selle asemele kiiresti midagi ei leita, siis ma arvan, et Eesti avaliku sektori innovatsioon kannatab päris kõvasti, et me hakkame tundma tulevikus seda puudujääki. Mõnes mõttes oleks tore, kui Eestis oleks riigidisainer, nii nagu on riigiarhitekt, meil värskelt tervitused Tõnisele, kes hoiaks seda visiooni ja hoiaks ka mingisugust loogikat, kuidas Eesti riigis avaliku sektori innovatsiooni juhitakse, kuidas läbi viiakse. See oleks päris äge. Ma täiesti kahega nõus. Et ma kuidagi, jah, ma sellised nagu rahvuslik filosoofiliseks nagu ei taha minna, aga ma nagu mitu korda Singapuris reisil käinud ja kogu aeg sõidan seal ringi ja nii kui ma seal olen, kogu aeg, miks Eesti võiks Singapur olla, nagu lihtsalt mõtlen, et nagu meil mingid metalli ei kaevanda, mingisuguseid rasketehnikat ei ehita, puidu tootmisega konkurents on aina keerulisem, põhimõtteliselt tundubki nagu teenuste eksport on ju, ja siis kuidagi Singapuris on väga palju logistikale finantsteenuseid, logistikale laenuteenuseid, pangateenuseid, igasuguseid finantseerimisteenuseid, kindlustusteenuseid, et miks nagu Eesti nagu ei võiks rohkem see nii-öelda Singapur olla, aga siis ma nagu näengi, et mis on Singapuris kuidagi väga silma hakkab ka, et nagu riik on nagu mega innovaatiline ja kui nagu riik ja riigi juhtimine on väga nagu teenuste mõttes väga innovaatiline, siis seda see nad kindlasti mõjutab ka kohalike ettevõtete sellist nagu innovatsiooni, et nagu riigil see oma teenuste disainimise innovatsioon kukub, et siis jah, Eesti riigil kõik eeldused seda väga hästi teha on ju olemas. Ja ma ise loodan, et nii nagu me enne rääkisime Velvetist, mis on nagu sissehingav ja väljahingav organisatsioon, et ehk Eesti riik samamoodi peab vahepeal korra välja hingama, et saaks uuesti universumi paisemine kokkutõmbamine, nagu rääkisime. Ja samamoodi ka selle innovatsioonivõimekuse mõttes, et võib-olla korra peab järgmise tsükli alguses nagu uuesti kõik nupud ritta seadma ilusti ja siis minekut tegema, et praegu on võib-olla korraks selline puhkehetk, et kogu aeg ei ole seda 100% energiat teha jälle uusi asju. Aga isegi võib-olla üks mõõdik, mida avaliku sektori pool ma nagu tooksin välja, mis minu laua pealt on kogu käinud, on tegelikult kuluefektiivsus. Nagu riigi kulud, valitsemiskulud, teenuste jooksutamise kulud, kõik asjad, eks ole, ja võib-olla on klišee, võib-olla mitte, aga ma isiklikult usun, et täna jällegi AI rakendamine nagu teenuste
jooksutamises, kliendivajaduste etteaimamises, ka minugi pärast ka uute teenuste eelnõude loomiseks mingi mudeldamine AI abil, et need kõik asjad on, ma arvan, millega mingisugused Singapurid ja Dubaid ja Katarid nagu edukalt tegutsevad, et siin on nagu ikkagi nagu võimalusi väga palju efektiivistamiseks ja võib-olla sealt kaudu nagu innovatsiooni ehitada. Absoluutselt, et tegelikult mõne disaineri kaasamine protsessi, kus on vaja kulusid kokku hoida või midagi muuta, midagi mõjutada, ei ole eriti kallis, aga nende mittekaasamine võib olla päris kulukas. Et mul tuleb avalikust sektorist praegu meelde üsna palju kõneainet on olnud sellest, kuidas EMO-d on erakorralise meditsiini osakonnad on ülekoormatud. Meedias päris palju räägitakse sellest. Ja mida nad siis nagu proovisid teha, on, et tõsta seda visiiditasu, et äkki see tõmbab koormust alla. No ei tõmmanud, ei olnud midagi. Ja see on tegelikult ideaalne disaini ülesanne. Seal on võimalik reaalajas proovida asju läbi. Ta on üsna keerukas süsteem, aga loomulikult see EMO ülekoormus ei ole seotud sellega, et mida öeldakse, et sinna teenusele on liiga lihtne pääseda. Pigem on see ülekoormus ikkagi seotud sellega, et kuhugi mujale on väga raske pääseda. Ja seetõttu nad kõik tulevad siis EMO-sse, et see on üks terviksüsteem, mida ja ka on võimalik kuluefektiivseks ja toimivaks disainida. Kindlasti võtab aega, siis seal on vaja tegeleda juba inimeste nagu harjumustega. Et kui sa oled harjunud, et sinu esimene sõit on EMO-sse, ükskõik mis sul juhtub, siis see võtab pool põlvkonda aega, et see harjumus muutuks. Ja, täitsa nõus. Ja veel kord, lähteülesanne näiteks, et kuidas kulusid 30% kokku hoida ja samal ajal mõju näiteks 30% suurendada või mis iganes see number seal on, aga väga hea lähteülesanne riigi poolt. Nii et võtke Pärtliga ühendust, kui selline ülesanne on laual. Kujuta ette, et saad ajas rännata tulevikku, et teada saada, kas su idee tõuseb lendu. Disainisprindiga saad luua vaid 4 päevaga uue digitoote või teenuse kontseptsiooni prototüübi ning valideerida seda lõppkasutajate peal. Vaata lähemalt futurist.ee. Millised on sellised disaini võimalused AI abil? Ma siin natuke juba puudutasin. Ma ise uudistasin niisugust asja nagu Stingray mudelid, kus siis disainmõtlemise esimese otsa hästi palju variantidena AI abil ära mudeldatakse, aga lihtsalt õigel hetkel nagu valideeritakse inimese peal. Ja saa ka ohud ja võimalused AI kaasamisel siis disainiprotsessis. Jah, AI-st me ei saa kuidagi üle ega ümber, on ju. Ja ma ise olen üsna suur tehisaru entusiast ja loomulikult see mõjutab disaini valdkonda nii, nagu ta mõjutab kõiki muid valdkondi ka. Ma isegi arvan, et on umbes sama suur muutus, nagu kunagi oli kirjapressi leiutamine või interneti leiutamine. Päris palju ma tunnen, et on selle ümber praegu veel hirme ja päris palju nagu ülepaisutatud ka ootusi, et kui kiiresti ja kui palju ta kõik mõjutab. Ja praegu disaini mõttes on võib-olla kõige suurem mõju sellele disaini produktsiooni osale. Ehk et kuidas tekivad pildid, kuidas tekivad tekstid ja kindlasti ta, ütleme, demokratiseerib disaini kui sellist. Et kui sul on täna vaja luua pulmakutseid või plakatit kas või, siis sul tegelikult professionaalse disaineri abi selle nii-öelda lõpptulemuseni jõudmiseks väga vaja ei ole. Iseasi, kui kvaliteetne see tulemus sul tuleb, aga põhimõtteliselt. Nagu praktikandi tasemel ära, mis teeb üle kontrollida selles mõttes. Ta ei pea praktikant olla, aga ikka teeb üle kontrollida. Nii on. Aga kui tahad siis teha päriselt oma ettevõtte rebrandingut, kus sa pead arvestama kogu senist ettevõtte tegevust, kultuuri, konkurentsiolukorda, inimesi, motivatsiooni, ambitsiooni ja luua siis sellele kõik need brändi ja turunduskommunikatsiooni vahendid, siis seal täna ikkagi saab AI töövahenditega hea lõpptulemuseni ei jõua.
ja üks hirm, mida ma näen disainivaldkonna sees, on see, et disainerid justkui muutuvad siis nendeks masinaoperaatoriteks ja ükski disainer ei taha olla see pingioperaator, on ju. Et seda... Pink muudkust tantsib ja saad seal klapid peas kõrval ja vaatad, et programmi jookseb. Tänased need AI töövahendid justkui seda on ju, et sa istud seal prompti akna taga ja annad käsklusi, on ju. Et seda ma ei arva, et juhtub tegelikult, sest disainerid siis saavadki rohkem tegeleda just selle nagu strateegilise osaga, rohkem mõelda, valideerida, omavahel suhelda ja mõtteid põrgatada, aga üheks tuleviku töövahendiks tehisaru kindlasti on. Just. Aga mõni siuke konkreetsem näide, kuidas te Velvetis AI-d oma tiimides, projektides, mingis projektis või mingi oma projektis et kasutanud või siseprotsesside, mis iganes asjas? No täna ma arvan, et kõik valdkonna inimesed kasutavad mingit tehisaru vahendit, isegi kui nad seda ise täpselt ei taipa või aru ei saa, et päris paljudes disaineri programmides on see juba ka mingil määral sees. Aga nüüd üks... Põhjatähe ikoonikene, särab seal nurgas. Ja, just. Aga üks konkreetne projekt, mis just sai valmis, on Meremuuseum 90. Ehk et Meremuuseumis Lennusadamas on näitus, mis on siis pühendatud Meremuuseumi 90. sünnipäevale. Ja seal me tõepoolest väga teadlikult kasutasime tehisaru vahendeid. Me tõime siis AI abiga selle 90 aasta taguse elu äratasime siis ellu pildis ja liikuvas pildis ja helis. Tõime siis tänapäevas tollased sündmused ja karakterid, näiteks Meremuuseumi esimese juhi Madis Mei, kes siis seal külastajatega ka niimoodi virtuaalselt suhtleb. Et ilma AI vahenditeta oleks see olnud, ma arvan, et mitte päris võimatu, aga väga-väga kulukas ja aega nõudev. Et riigil lihtsalt ei ole sellist eelarvet, et teha näiteks. Ja ütleme, et me võtsime sellega nagu teadlikult selliseks õppeprotsessi osaks. Midagi uut igas uues projektis. Täpselt nii. Ja kõik see disaineri loovus on seal jätkuvalt sees, et meie disainer Keijo suurepärase töö tegi seal ära kogu kontseptsiooni mõttes alguses ilma AI abita, aga just see produktsiooni osa siis tuli väga põneva töövahendina sinna sisse, et kutsun üles kõiki külastama, vaadake, kas te tunnete ära seal nii-öelda, kus oli AI abiks ja kus mitte. Just, ja ma lisan siis enda full disclosure'i ka, et meil oli zone.ee, Eesti suurimaid siis veebimajutuse ja siis domeeni pakkujaid ja siis nendel oli ka veebi sisuarhitektuur vaja teha mobiilisõbralikuks ja sisuteksti oli vaja lühemaks teha seetõttu. Ja kuidas ikka kirvega vehida, et kustutad lauseid ükskaual või kirjutad ümber, aga me lasime ikkagi väga lihtsa promptiga, tee kõik 3 korda lühemaks ja siis kirjutasime uuesti koopia üle ja siis valideerisime inimeste peal, kas nad nagu saavad aru, mis on väärtus, mis teha tuleb ja töötas perfektselt selles mõttes ja just vestlesin ka nende tiimiga, et nagu äri tulemused on väga hästi kasvanud ka selle tulemusena. Töötab küll, aga jällegi mis iganes ta seal kokku loob või kirjutab, tuleb nagu professionaalses vaates nagu iga lause üle vaadata, mis sealt välja nagu tulemusse nagu läheb põhimõtteliselt või isegi sisuarhitektuuris, et common sense'iga nagu ja kogemusega. Ja seda tehisaru genereeritud sisu on praegu ju sotsiaalmeedias juba väga palju näha. Ja ausalt öeldes on see päris väsitav. Ja see on ka, kui sa enne küsisid, et mis võib-olla ohud on, siis see oht, et me väsime sellest sisust, see on prügi ju, digitaalne prügi sisuliselt. No meemi genereerimine on nagu meeletu, nii pildid kui videod, igasuguse häda puhtes. Aga see on võib-olla selline iga tehnoloogiaga käib alguses kaasas need lapsehaigused, et need tuleb läbi põdeda. Just. Aga kokkuvõttes me siin lubasime lahket välja, et mis oleks 3 esimest sammu, mida mingid ettevõtted, no ütleme siuke
laias plaanis siuke, ma ei tea, 500 000 või 1 000 000 eurot käibega ettevõte saaks teha 3 esimest sammu, et disaini kasutada oma konkurentsieelise tõstmiseks? Esimene soovitus on, et hakka kohe pihta, sest kui sina ei tegele disainiga, siis disain tegeleb sinuga. Et nagu me rääkisime, disain on niikuinii igal pool olemas ja kui seda lihtsalt teha teadlikult rakendada, siis seda suurema konkurentsieelise sa saad, eriti valdkondades, kus on näha, et disainiga väga küpsel tasemel täna veel ei tegeleta, et hakka lihtsalt pihta, tule räägi minuga, küsi, kuidas oma organisatsioonile kõige suurem väärtus läbi teadliku disainitegevust luua. Teine samm on see, et tegele oma kliendi mõistmisega. Sellest me natukene juba, eks ju, rääkisime, et see on uskumatult, kui suure pime nurga tekitab aeg ja see tunne, et ma tean, mida mu klient tahab ja vajab. Mul endal samamoodi. On üsna lihtne teha need esimesed sammud ja uurida välja, et mida su kliendid tegelikult sinu teenuses täna kogevad, mis neile meeldib, mis neile ei meeldi, sest teenuse pakkujana me näeme ainult seda kokkupuutepunkti, mis on nii-öelda aktiivselt siis meie osalusega seal olemas, aga sellel kliendil on terve lai ülejäänud maailm, mis kogu aeg muutub ja mille osas on vaja kogu aeg tegelikult olla temaga kaasas. Ja teenus on kontekstis, muude teenuste asjade suhtes selles mõttes. Ehk et need sammud oma kliendi parema mõistmiseni ei pea olema üldse nagu keerulised, et mõne lihtsa tegevusega ja mõne lihtsaga nagu harjumuse tekitamisega on võimalik see pidev tagasiside oma teenustele väga kvaliteetselt saada. Ja 3. samm on võib-olla prototüüpimine ja testimine, mida jälle peetakse võib-olla keeruliseks või tülikaks tegevuseks, aga ma just eile tegin ühte sellist prototüüpimist läbi, mille nimeks on rollimäng, et me mõtlesime ühe teenuse peale ja jagasime ruumis ära need erinevad rollid, mis selle teenuse pakkumise juures oli ja mängisime selle lihtsalt nagu näitemänguna läbi. Ja see on ülilihtne, ei maksa sisuliselt midagi, aga saab kohe valideerida mingit ideed, hakake lihtsalt tegema ja katsetama ja testima oma asju ja siis on tulemus ja tulevik helgem. Just, et kes siin digiteenustega tahab möllata, siis siuke veebirakendus, meie nimi on bolt.new, mitte me ei räägi Eesti Bolti taksodest, aga bolt.new ja siis seal põhimõtteliselt saad öelda, et disaini mulle veebileht valmis, kus sisuarhitektuuri asjadega ja siis tuleb disain ja siis see disain tuleb HTML vaatesse, mis tõstab pluginaga näiteks Figma tarkvarasse ja mudid edasi. Nii see käibki. Et selles mõttes on jälle, prototüüp on olemas, saab valideerida. Aga aitäh kuulamast! Saates olid Andres Kosti Futuristist ja Pärtel Vurma strateegilise disaini agentuurist Velvet ja uute kuulmisteni. Tšau! Tšau! Lefa! Kui sulle saade meeldis, siis jaga julgesti. Saade on järelkuulatav Apple, Spotify ja teistes podcastide rakendustes ning YouTube'is, kus leiad kõik varasemad episoodid. Lisaks loe ka meie blogi futurist.ee veebis. Kui sul on mõni teema, mida kindlasti tahaksid kuulda või külaline, kes sind huvitab või soovid hoopis ise kogemust jagama tulla, siis võta minuga julgelt ühendust andres@futurist.ee. Aitäh, et kuulasid ja kohtumiseni järgmises saates!